Tere õhtust kõigile! Tere tulemast 25. Power Estonia laivi, meie esimesse suuremasse juubellaivi ja meil on seekord taaskord väga eriline inspireeriv esineja, keda ma natukese aja pärast lähemalt tutvustan. Aga enne kui me lähme meie tänase esineja juurde, siis ma räägiks lahti, mis see Power Estonia üldse on ja miks me neid laive korraldame. Nimelt Power Estonia kogukond on siis kogukond, mis koondab erinevaid inimesi, ettevõtjaid kui ka inimesi, kes lihtsalt teevad midagi, mida nad südamest päriselt tahavad. Ja me korraldame selliseid laive, et jagada inspiratsiooni inimestele, kes tahavad ka hakata enda eesmärkide poole pürgima. Ja lisaks sellele me korraldame erinevaid online ja offline üritusi, millega me loome samamoodi sellist kogukonda, et inimesed saaksid tulla kokku. Aga nüüd on meil kõlas hästi äge inspireeriv neiu Mari-Liis. Mari-Liis, kas sa kuuled ja näed meid? Jaa, tere kõigile. Super, aga võib-olla sa tahaksid alustuseks rääkida, et kes sa oled ja mille kõigega sa tegeled? Tere, olen Mari-Liis, olen 19-aastane, lõpetasin just see aasta 12. klassi ja võtsin siis vaba aasta, et rohkem siis selgusele jõuda, et mida ma siis omale lauale laotatud kaartidest sooviksin võtta ja mida ma siis üleüldiselt või kellena ma siis näen ennast kõige enam elus, sest et valikuid on ju palju. Ma siit kohe mul just tekkis see küsimus, et enne kui me isegi lähme selle juurde, millega siis täpselt vabal aastal tegeled, siis ma olen kuulnud hästi paljudelt inimestelt, kes on plaaninud samasugust otsust teha, et võtta vaba aasta. Aga siis nende sõbrad või tuttavad või perekonnad on kõik nagu üritanud neid sellest välja rääkida. Et kuidas endale, kas sul oli ka sellist olukorda ja kuidas sa ise endale kindlaks jäid? Et ma arvan, et see on selline esimene asi, mis mõeldasin meie kuulajaid võib kõnetada. Ja kindlasti. Issand, seda vastukaja tuli igalt poolt, et kui ma mainisin, et sooviksin vaba aasta võtta, või kui ma kelleltki näiteks nõu küsisin. Minu vanemad ütlesid, et ei ära võta vaba aasta, et siis sa ei lähe järgmine aasta õppima. Et see on nende siis selline eeldus, aga tundub siis, et nad vist ei tea mind nii hästi, et ma tegelikult eales ei teeks seda. Tegelikult kunagi ei saa öelda eales, aga ennast tundes praegu, siis ma tean, et ma ei ole selline inimene, kes suudaks jääda ühte kohta kauemaks, et ma soovin areneda ja tõesti leida oma kire, mida ma soovin teha. Ja igalt poolt koolist tuli muidugi väga suurt vastukaja. Mulle öeldi, et mine kas või siis midagi õppima, mis sind vähegi huvitab. Aga minule tekkis see tunne, et ma ei taha minna õppima selle eesmärgiga, et kõik lähevad õppima. Et ma tahan päriselt minna sinna, et mitte oma aega raisata. Muidugi ma ei taha öelda tegelikult iga õppimise peale, kui te valitegi vale või nii-öelda endale mitte sobiliku eriala, siis ma ei ütle tegelikult, et see on aja raiskamine, sest et te saate ka sealt väga palju kasulikku infot. Aga lihtsalt mina tunnen, et ma soovin rohkem kindlam olla, mitte nii-öelda lihtsalt minna midagi huvitavat õppima hetkel, sest et seda ma saan ka hiljem teha, kui ma leian selle, mis mind nagu päriselt huvitab ja mis mind saab nii-öelda edasi viia elus. Et mul oleks rohkem hiljem siis seda vaba aega ja vabadust, et ma saaksin päriselt minna õppima midagi, mis võib-olla ei mõjutaks minu elu, vaid see huvitaks mind ja ma saaksin seda lihtsalt õppida, nii-öelda just for fun. Wow, siin juba algul kohe sa kõmbutad nii häid neid mõtteid ja punkteid, aga nüüd mul oleks küsimus, aga mis sa praegu selle vaba aastaga siis teinud oled? Et nüüd see on ju, nüüd see põhimõtteliselt alles algab, aga mis plaanid sul on ja millega sa praegu kõigega tegeled? Et hetkel ma kõige rohkem tegelen siis enesearenguga, et see teema kütab mind juba 10. klassist saati, et kui ma sattusin ühte toredasse kogukonda, et sellest räägin veidike hiljemalt ja et oligi see, et ma mõtlesin, et mul on teatud eesmärgid enda sisemaailma arusaamise suhtes, et teatud nii-öelda lahendamata asjad lapsepõlvega seoses ja siis ka nii-öelda tuleviku mõttes,
ja praegu sellel hetkel soovin ka nautida neid hetki, mis mul praegu on antud. Ja kuhu ma siis jõudsin tegelikult hetkel, et millega ma hetkel tegelen, on siis tegelikult selline tore koht nagu Changemakers Academy. Ja tegelikult sinna ma sattusin et sinna ma sattusin 10. klassis, et võin sellest võib-olla natukene pikemalt veidike hiljem rääkida. Ja et olen seal mentor siis, et kui keegi ei tea veel, et mis Changemakers Academy on, et siis on selline sotsiaalne ettevõte, et kas sina näiteks tead, mis on sotsiaalne ettevõte? Minu jaoks, ma tean, et täielik sellist termin majanduslikult on see, et sa pead see kasu, mis tekib, sa pead selle nagu andma kuidagi tagasi siis nii-öelda, aga piltlikult ma tean, et üks hea suur sotsiaalne ettevõte on see näide, et kus müüakse ja tehakse jalanõusi. Iga kord, kui inimene ostab jalanõupaari, siis ühe jalanõupaari nad annetavad mingitele siis heategevuseks lastele. Ja täitsa õige mõte selles suhtes ja et selles mõttes ongi nagu kui protsentidest rääkida, siis võin näiteks tuua, et ongi see, et 50% siis teenitustulust peab minema tagasi siis heategevusse. Et jah, täpselt õige näite tõid. Et jah, on siis selline tore organisatsioon, mis teeb head, arendades siis noori. Ja mulle väga meeldib see seltskond, mis seal on. See on äge, ma just ütleme Changemakers, ma jõuan ka siia tagasi ja küsin natuke rohkem selle kohta, aga sotsiaalne ettevõtluse kogu see kontseptsioon, ma arvan, et see on ka kindlasti huvitav ka meie kuulajaid ja see ongi täpselt see pool, et üks asi on see, et me räägime ettevõtlikkusest ja sellest, et sa saad midagi endale luua, aga sotsiaalne ettevõtlus räägib ju sellest, et sa saad ka tegelikult tagasi anda ja me teame, et ühiskonnas tegelikult rohkem annavad alati ettevõtjad tagasi. Et see on mind liigutav termin ja see, mille ma ise vähemalt enda peas mulle meeldib ka mõelda, et see, millega ma tegelen, on sotsiaalne ettevõtlus. Et see võiks olla näiteks ka kogukonna loomine, nende teadmiste jagamine, et me anname tagasi ja see on nii äge näha, et on nagu inimesi, kes kirega seda teevad. Aga Changemakers näol on ju tegelikult see, et Changemakers õpetab, kuidas seda teha. Ja võib-olla ongi see, et selline küsimus sulle, et mida sa täpsemalt siis Changemakersis mentorina teed ja mis see Changemaker siis täpsemalt on? Et mida see, ütleme, keegi teine meie kuulaja sellega teha saab, selle Changemakersiga? Et minu roll on siis mentori roll ja tegelikult on see täitsa uus roll mulle, aga ma olen see inimene, kes siis kiiresti kohaneb ja mul on selles mõttes olnud siis selliseid nii-öelda mitte isiklikke kogemusi, aga ma omandan teiste kogemusi ja läbi visuaalse siis vaatepildi ja läbi kirjaliku vaatepildi ma kuidagi nii-öelda adaptin neid asju hästi kiiresti endale siis, et omandan siis jah. Ja et siis mentori rollina, et minu roll on seal suunata siis noori, et lihtsalt olla see nii-öelda kvaliteedikontrollija seal. Et oletame, et kui noored oleksid, et kui meil oleks noortega ühine ehitusprojekt ja noored oleksid siis ehitajad ja mina oleksin seal lihtsalt siis üks ehitajatest, aga kuna need noored soovivad väga õppida ise teha midagi, siis mina ei saa midagi seal teha, sest et nad ei tea veel, et nad on palunud mult seda, aga tegelikult see tuleb väga neile kasuks. Ja ma lihtsalt olen siis seal, et vaadata, et kas nad ikka lähevad õiges suunas ja natukene siis seal nii-öelda liigutada neid, et kui ikka läheb täiesti metsa kuhugi midagi ja üritada siis neile lihtsalt hästi palju toeks ja abiks olla. Et jah. See on väga lahe. Ütleme, kui mõtlen, väga lahe, aga ta on nagu väga huvitav see valdkond, et kuidas saad juhtida, juhendada ja jääda nii-öelda siis anda neile seda näha, kuidas nemad neid probleeme lahendavad. Aga kui me võtame laiemalt selle Changemakersi, siis kui me juba praegu selle Changemakersi peale läksime, et kui sa peaksid ütlema ühe asja, mis sulle kõige rohkem Changemakersi juures meeldib, siis mis see üks asi oleks, mis on nagu Changemakersi puhul siuke nagu kõige ägedam? Kindlasti inimesed.
et kindlasti, et kui neid inimesi ei oleks seal, siis see ei oleks change makers, et see kõik see positiivne energia, motivatsioon, mis sa saad sealt, see tiimitöö, kõik see üleüldine energia, mis sealt tuleb, on tohutult inspireeriv, et see annab kohe nii-öelda väga suure lükke edasi, et areneda kas või juba mitu aastat edasi, et seal antakse sulle nii palju nii-öelda teadmiste jupikesi, millest noored siis saavad ise pärast endale punuma hakata oma teekonda. Okei. Ma siit mõtlesin nagu edasi küsida on see, et see on nagu sa ütlesid, et changemakers on nagu üks asi, millega sa tegeled, ehk lisaks changemakers sa tegeled veel asjadega. Et mille muuga sa tegeled ka ja kuidas sa nagu ütleme, enne kui sa räägid isegi sellest, mille kõige muuga sa tegeled või siis pärast ise valid, kumba võid sa saad rääkida. Aga see teine küsimus on see, et sa oled nii-öelda changemakers siis mentor. Ma kordan, sa käid ka tööl, sa tegeled isikliku arenguga. Et kuidas sa nagu jõuad neid asju koos teha? Et siin on palju inimesi, kellega ma suhtlen igapäevaselt, kes ütlevad näiteks, et ma käin tööl, mul ei ole aega, et lugeda 10 päevas raamatut või ma käin tööl juba, mul ei ole aega, et trenni teha või ma käin juba tööl ja rääkimata mingi uue projekti alustamisest. Aga nüüd sa nagu tegelikult, sinu näitel sa teed mitut asja korraga. Kuidas sa jõuad mitut asja korraga? Kas sul on mingi nipp või siuke nõuanne, mida sa oskaksid teistele jagada? Jaa, väga head küsimused. Et ma võib-olla alustaksin siis sellega, et lisaks siis ühele teisele tööle ja mentori tööle ja siis lisaks enesearengule mulle meeldib väga palju trenni teha. et väga suur kirg on mul jiu-jitsu vastu, kus ma käin siis 2 kuni 3 korda nädalas. Ja siis on muidugi jõusaal ja jooksta mulle meeldib väga. Et ma ise mõtlesin nüüd oktoobris võtta 100 kilomeetri challenge'i, et jooksengi õues, võtan selle night challenge, et ma olen seda varem teinud ka läbi. Ja ma mõtlesin, et miks ka mitte uuesti, et aprillis oli viimane tehtud, et praegu on veel soojad ilmad, et võiks ära teha. Et mis ma ikka seal jõusaalis jooksen jooksulindil, et kui veel on võimalust õues joosta. Wow. See on... Ma juba praegu imestan, et kuidas me nagu sind siia nagu ekraani taha saime, et kui sa nii palju asju teed, et sa leiad selle aja, et nüüd ongi täpselt see küsimus. Nüüd mul juba veel suurema huviga küsin seda, et kuidas sa jõuad seda, et kas sul on rohkem kui 24 tundi ööpäevas või mis need nagu nipid on või kuidas sa nagu leiad selle jaoks aja, et teha neid ja jääd enda hobidega tegeleda siis põhimõtteliselt ütleme 2 töökohaga mentor ja siis teine töökoht. Et kuidas sa jõuad või kas sul on nagu mingid aja planeerimis, mingid nippe või asju või kuidas sa jõuad neid asju teha? Jah, et lisaks ütlen, et need ei olnud muidu kõik asjad, millega ma tegelen, aga võime edasi minna. et jah, selles suhtes jah, need nipid, et see on väga nagu selline hea küsimus, et tead, ma kohe täitsa ei oska öelda, et mis need nipid on, aga ma arvan, et ma siin lähimate sekundite jooksul tuleb mul midagi pähe. Et ma arvan, et võib-olla see tahe on kõige tähtsam. Et kui ei oleks tahet, siis ei oleks ka motivatsiooni ja kui oleks lihtsalt motivatsioon, siis ei oleks tahet. Et need on nii nagu seotud omavahel siis sellised nii-öelda valdkonnad või siis 2 sellist toredat nagu õde ja venda, kes ei saa ilma üksteiseta hakkama. Et see on nagu hästi oluline, mis on mind nagu edasi viinud, aga nippidest võib olla siis veel ka, et ma ütleks, et mul on lihtsalt vaja vahepeal seda nii-öelda üksi jalutamise aega. Muidugi ma ütleks, et ma hetkel mul on hästi tihe graafik olnud, et ma pole praegu jalutamas jõudnud käia, aga mul on juba planeeritud nädalavahetusel minna endaga natukene arutada asju, analüüsida läbi, et mis see periood praegu minu elus on, et ma olen nii palju nii-öelda asju endale võtnud, et muidugi need kõik väga huvitavad mind, aga et muidugi peaks ka nii-öelda panustama sellele, et kas need kõik asjad on nii olulised praegu. Kuigi, et kuna mina olen hästi selline inimene, kes huvitub paljudest asjadest, tahaks kogu aeg mingeid uusi oskusi, uusi teadmisi, tahab igale poole minna, siis mul alati kuskilt tuleb neid pakkumisi.
ja alati ma satun kuhugi ja vahepeal mul ongi selline tunne, et okei, et nüüd on puhkamisaeg ja siis järsku tuleb kuskilt jälle mingi pakkumine jälle ja siis jälle on see tunne, et okei, et ma tahan minna, ma tahan midagi uut kogeda ja siis ma lähen. Et jah, aga jah, et ma arvan, et nippidest ja võib-olla jalutamine, et ma tunnengi hetkel, et sellest jalutamisest endaga koos või olemisest või lihtsalt kas või istuda endaga maha tunnikene, lihtsalt mõelda, et mis siis praegu minu elus toimub, see periood, see hetk, et mis see nädal on minu elus, et kas ma tahan, et need asjad toimuksid või ma ei taha, et need asjad toimuksid, et nii-öelda siis nii-öelda oma planeerimisega, et kui ma planeerin kõike aega täis, et mis on minu prioriteedid päriselt. Ma tean tegelikult, mis on minu prioriteedid ja sellepärast mul ongi nii palju nii-öelda enesearendavaid asju, aga peab ka nagu piiri pidama sellega, et mitte muutuda siis enesearenguhoolikuks. Jaa. See ei ole halb asi, aga et sa nagu nii-öelda praktikas seda ka teeksid, et sa nagu mitte ainult ei õpiks, vaid seda ka realiseeriks, on ju? Ja just, et nagu endaga olemise aeg, et võib-olla siis see on see hea nipp, et siiski ma hetkel olen 2 nädala jooksul leidnud endale selle aja, et võib-olla kui ma niimoodi nii-öelda pikema aja ei leiaks seda, siis võib-olla tõesti ma ei jaksaks võib-olla nii palju asju teha, sest et see on tohutult oluline endaga kommunikeeruda ja endast aru saada. Okei. Ma siin praegu selle su jutu peale, vaata, kui sa ütlesid, et sa kõik asju teed ja see vaba aeg ka mingi päeval läheb, siis mul tuli meelde üks tsitaat. Ja mõtlesin, et ma uurin sult, et kas sa oled sellega nõus või mitte. Ja see ütlus, ma kuulsin seda seminarilt ja kõlas niimoodi, et kui sa ütled kõigele jaa, siis ütled oma unistusele ei. Et mis sa arvad, kas see mingil määral nagu peab paika, et sa pead nagu mingil määral end fokusseerima või kas sa oled selle lausega nõus või mitte? Tead, ma olen ühelt poolt nõus ja teiselt poolt ei ole, et ma nagu ütleks, et see lause on selline, et kui sa ütled tegelikult paljudele asjadele jah, siis sa saad hästi palju uusi kogemusi. Sa võid sattuda kuhugi, kus sa saad aru, et see on hoopis see asi, millega ma tahan elus tegeleda. Seega sa kunagi ei tea selles suhtes, et kuhu sa võid sattuda. Et mina olen vahepeal see inimene, et ma isegi ei vaata vahepeal nii-öelda läbi, et keegi pakub mulle midagi, siis ma lihtsalt ütlen nagu tihtipeale jah ja ma nagu ei vaata seda sisu läbi, sest et ma lihtsalt tahan ise kohale minna. Mul on huvitavam niimoodi minna tundmatusse kohta, et ma ei tea, ma lihtsalt olen selline inimene, et seal siis kohe nagu aru saada, et kuhu ma tulin. Aga väga hea. Jah. Et jah, lihtsalt ütlen kiiresti, et teisest poolest ei, et jah, tõesti, kui mul on mingid teatud unistused ja teatud eesmärgid, mida ma tahan saavutada, siis kindlasti ei tasuks nagu kõigele jah öelda, sest et siis mul on liiga palju kõrvalisi ideid ja selles suhtes kui ma keskendun nagu ikka väga-väga mitmele asjale, siis tegelikult ma ei keskendu nagu ütleme nii, et siis tegelikult potentsiaalset keskendumist mul ei ole nagu ühelegi asjale. Et kui ma nagu igal pool käin, et selles mõttes ma ütlen, et ma saan tegelikult igalt poolt hästi palju nagu teadmisi, aga siis nii-öelda ikkagist, et oma eesmärke täita, ma pean minema nagu nendest kõrvalistest asjadest ikkagist nagu ühele teele tagasi ja kindlalt sealt edasi minna. Ja kui on mingid kõrvalised asjad, siis nagu ma seostan neid oma unistusega. Okei, see on väga hea vastus ja väga hea mõte jälle, mida tegelikult ma arvan, et meist väga paljud peaksid just rakendama ja mõtlema sellele, et mulle väga meeldib see vastus. Aga nüüd mul järgnevad küsimused tulevad rohkem nende siuksed, ütleme siis isiklikumad või sinu looga seotud vaata, et nagu ongi isikliku arengu selle poolega. Aga enne veel lõpetuseks seda Changemakers ja kõigil teemadel, et kui nüüd täna keegi kuules ja mõtles, et ta tahaks ka Changemakersi programmi osas olla ja tahaks ka sellest nagu osa saada. Et siis kas ja kellel on võimalus ka Changemakersist osa saada ja kas neil on võimalik kuidagi näiteks otseselt sinuga siis seal koostööd teha ja saada sind endale mentoriks? Ja kindlasti, et selles suhtes, et nagu mainisin, siis et Changemakers on siis selline tore sotsiaalne ettevõte, mis siis aitab inimesi, et võib-olla räägin lühidalt, et mis siis see projekt näiteks on, mis hakkab praegu siis meil hakkab pihta 28. siis oktoobrist. Et see on siis selline programm, kus saavad tulla 14–23 aastased noored ja nad saavad endale oma tiimi
oma mentori ja oma ettevõtte. Ja selle ettevõtte, mille nad saavad siis, selle ettevõtte turundusprobleemi nad hakkavad kõik koos lahendama. Ja 28. kuni 28 kuni 31 oktoober on siis selline nii-öelda turunduse sprint meil, et kõik see tiim, mis tuleb kokku, siis me hakkame seda probleemi lahendama ja noored ise peavad mõtlema selle idee välja, et kuidas seda siis lahendada paremini. Ja sealt nad peavad tegema siis terve kuu siis turundusplaani sellele ettevõttele. Et see on nende enda siis otsus, kuidas seda probleemi lahendada ja see annab tohutult tegelikult väga palju kogemust, et kui te mõtlete selle peale. Ja sealt edasi ma ei hakka hetkel teisi kuupäevasid mainima, et ühesõnaga seal on näiteks kõnemaraton tulemas ja väga palju muud erinevat, et kui teid kõnetab see, mis ma hetkel siis siin lühidalt ütlesin, et kui te soovite saada tiimioskusi, head esinemisoskust, soovite olla hea müügimees, seda õpetame ka seal, et näiteks olete kuulnud sellest, et kuidas kurdile raadiot maha müüa. Et kui ei ole, siis võite tulla, me õpetame teile. Ja siis seal on väga hea, saab õppida analüüsimisoskust ja tegelikult väga paljud noored, kes tulevad sinna, saavad just seal aru, et millega nad tegelikult nagu tahavad elus tegeleda ja mis on nende unistused ja nad saavad sealt väga palju ka sõpru terveks eluks. Et see on hästi tore koht ja seal on veel, see nimekiri on hästi pikk, mida hakata nimetama, et mida seal veel kõike saab. Et ma arvan, et kõige parem plaan on see, et te tulete kohale ja saate lihtsalt selle keskkonnaga tutvuda. Et jah, ja selles suhtes, kui teid kedagi huvitab, siis saate mulle meilile kirjutada. Et minu meil on siis kõik väikeste tähtedega Mari-Liis kokku ja .kivistik@gmail.com. Et siis ma saan teile rohkem infot anda ja kui te soovite, siis saab ka otse niimoodi ka minu tiimi tulla. Me kindlasti paneme pärast siia laivi alla selle sama meiliadressi, et siis saab selle võtta ja kirjutada. Aga siin oli nii palju ägedaid mõtteid ja ma ise nüüd jään ka peas mõtlema sellele, et kuidas ikkagi kurgile müüa raadiot maha. Aga ma praegu läheks küsimustega edasi ja ma küsiksin ühe küsimuse, mida ma olen küsinud kõigilt meie laivi esinejatelt. Ja selle küsimuse ma sain tegelikult oma mentorilt ja ta soovitas seda kõigilt küsida. Nimelt, kui me vaata siin praegu räägime, oleme nii-öelda nagu laivis, oleme nii-öelda eetris, inimesed vaatavad meid kas videost või vaatavad meid pärast järgi, siis alati jääb siuke tunne või mulje, et need inimesed, kes seal videos esinevad, nad on nagu ideaalsed või mingi, et okei, et see Mari-Liis jõuab nii palju asju teha, aga ma ei tea, mina ei jõua 100 kilomeetrit teosta. Või et jääb siuke mulje tahes-tahtmata, kuna me esineme ja räägime nii-öelda oma asjadest, mis me oleme saavutanud või mida me teeme, jääb mulje, et meil tuleb alati kõik ideaalselt välja. Aga tegelikult meie ju teame, et see ei ole nii. Me teame, et meil on ka neid hetki, kus meil ei tule kõik hästi välja ja nii edasi. Ja see küsimus on tegelikult väga lihtne. Kas on mingeid asju, mida tead, et peaksid tegema, et areneda ja kasvada veelgi, aga mida oled praegu teadlikult edasi lükanud? Ehk siis nagu, kas on siis mingi mugavustsooni pärast või midagi taolist, aga et kas sul on ka mingeid tegevusi, kus sa tunned, et ma tegelikult peaks selle asjaga korralikumalt tegelema, rohkem vaeva nägema, arenema, aga kuidagi niimoodi oled praegu edasi lükanud seda? Kindlasti. No esimene asi, mis mul tuli siis selle jutuga seoses meelde, nii-öelda kindlasti on siis just õigete prioriteetide seadmine. Mul tegelikult on selline koht, kuhu kirjutada oma prioriteedid, aga tihtipeale ütleme nii, et minul tekib selline eufooriline tunne, et see pakkumine tahaks minna sinna ja sinna, et siis ma nagu nii-öelda kaldun nendest prioriteetidest eemale, et saada uusi kogemusi ja ma sooviksin nagu võib-olla seda arendada, et rohkem siis mõelda päriselt sellele, et mida mul siis hetkel elus on vaja ja mida mul hetkel ei ole vaja, et mitte siis täis valada ennast tegevustega, vaid siis sihtida sinna suunda, kuhu ma soovin jõuda. Okay, väga hea ja nagu siuke, ma mõtlesin, et kui sa praegu hakkasid seda rääkima, siis nagu ja ma mõtlesin, et mis siit nüüd tuleb, aga siit oli nagu väga hea mõte või nagu see on tõesti esimene, ma arvan, et
et ka mina ise tunnen, et ta saab nagu, see on valdkond, millega peab tegelema, et see on väga hea vastus. Okei. Nii, aga me teame, et nagu me oleme siin tegelikult läbi kogu meie vestluse siin peaaegu et juba pool tundi rääkinud nagu vältimatult kuidagi isiklikust arengust. Et nagu otseselt meil ükski küsimus ei ole sellega seotud olnud, aga me kuidagi mõlemad oleme kas vastustes või küsimustes selleni jõudnud. Ja ma tahakski küsida, et kas sul on mingid raamatud või mingid podcast'e või mingid mentoreid, kes on sind mõjutanud kogu sinu teekonnal või mis annab sulle inspiratsiooni ja mida sa soovitaksid teistele ka? No ma ütleks, et tegelikult see nii-öelda minu teekond, mis algaski siis 10. klassist, et sealt ma avastasin Edu Akadeemia ja sealt ma ütleksin, et ma ei oska nüüd tuua välja kindlat podcast'i, aga kõik, mida ma olen sealt kuulanud, on tohutult aidanud mind ja inspireerinud ja andnud mulle sellise edasise lükke ja motivatsiooni, et tegeleda endaga ja enda eluga ja seada endale eesmärke. Et see oli siis selline võib-olla pidepunkt, kust algas see ja muidugi ka Changemakers, et sinna ma sattusin ka 10. klassis. Aga võib-olla raamat, ma ütleks, et tegelikult võib-olla hetkel ikkagist kõige suurem või kõige siis parem raamat, mis mind on aidanud, see on nüüd seotud, siis ma just lõpetasin selle raamatuga ära, et tegelikult see raamat aitas mul aru saada, et mis siis nii-öelda, et mis mind mõjutab lapsepõlvest. Et minu meelest on nagu tohutu või minu meelest kõige ennem tuleb alustada endast, et kui te tahate teha, ma ei tea, ettevõtlust või tahate arendada enda teisi külgi, siis tegelikult tuleb jõuda tuumikuni, et tuum on kõige tähtsam, et sellest aru saada, mõista, mis seal toimub, et mis aatomreaktsioonid seal on, et selles suhtes aru saada endast paremini, et mis sind mõjutab ja siis nii-öelda üle saada sellest, mis sul lapsepõlves oli. Ja selleks raamatuks on siis Ravi terveks oma hingehaavad ja leia tõeline mina. Et ma hetkel ei hakanud siis selliseid võib-olla ettevõtlikke raamatuid või muid eneseõpikuid siis siia tooma. Sest ma tunnen, et hetkel võib-olla see oli just see raamat, mis mul aitas jõuda sinna tuumikuni. Et ma arvan, et see on kõige tähtsam hetkel minu elus. Okei, väga hea. Kindlasti selle raamatu me paneme ka siia samasse alla, et sa soovitasid seda ja kui keegi tahab ka seda lugeda, tahab selle kohta rohkem uurida, et sa praegu väga hästi tegid selle promo ja lühida tutvustuse ka sellele, et siis kindlasti saate selle raamatu nime võtta ja otsida ja ma eeldan, et see on olemas kõikides raamatupoodides, raamatukogudes. Raamatukogudes on küll, aga poodides seda vist praegu ei ole, see peaks otsas olema või ma pole leidnud, ma tahtsin endale osta, kui ma lugesin selle läbi või enne seda juba isegi, kui mul ei olnud veel see läbi loetud, ma käisin otsimas, seda ei olnud ja nüüd, kui ma lugesin läbi selle, siis käisin veel korra ja seda jälle ei olnud, et jah, et sellega raamatukogus on olemas. Okei, väga hea. Nii, ja nüüd mul oleks sükest 2 idee poolest lühikest küsimust, millele vastus võib olla väga-väga pikk. Aga kuidas ise saad vaadata, kuidas sa tahad vastata. Aga järgmine küsimus oleks see, et kui kõik läheks nii, nagu on plaanitud, kui nüüd kõik, ütleme, nagu sul on mingid eesmärgid, suunad, kuhu sa, ütleme, sul on palju neid kaarte laua peal, nagu sa ütlesid, mida valida. Aga kui kõik läheb nii, nagu sa tahad, oled plaaninud, siis kujutame korraks ette, et on aasta 2031, 28. september ja me oleme sind uuesti siia laivi kutsunud ja sa hakkad rääkima sellest, kuidas sul vahepeal läinud on. Jaa, väga head küsimused või küsimus siis. Aga jah, ma ütlen, et ma ütlen siis üldiselt, et kuidas või kellena või millena ma ennast näen. Et ma kindlasti tuleksin sinna sellise inimesena, kes oleks endiselt hästi positiivne, kes oskaks oma aega väga hästi planeerida, kes jõuaks siis sellest
ütlemisest lahti ja kes suudaks inspireerida võimalikult palju inimesi üle terve maailma, kellel oleks rääkida, jagada oma teadmisi väga mõtestatult edasi. Et ütlen ka veel seda, et võib-olla, et mul on üheks probleemiks ka see, et ma ei oska võib-olla nii hästi seletada asju, et mulle vähemalt tundub ja ma soovin seda ka arendada endas, et siis seal ma oskan enda mõtteid anda nii edasi, et inimene päriselt saaks sellest aru, nii nagu ma tahan, et ta saaks aru. ja kindlasti on mul sellel hetkel väga suur raamatukogu tekkinud pähe. ma olen väga palju raamatuid läbi lugenud, mul on väga palju tohutult kogemusi, teadmisi, ma olen väga palju podcast'e läbi kuulanud. Mul on enda siis selline organisatsioon, millega ma saan aidata teisi ja olen kindlasti ka kas läbi selle või siis nii-öelda läbi ühe teise asja siis finantsiliselt vaba. Wow. Ja kindlasti on mul siis ka väga tore pere. See on väga äge ja ma kindlasti ootan juba seda meie 10 aasta pärast toimuvat laivi, kus sa seda kõike meile jagada saad. Aga nüüd viimane küsimus. Kujutame korraks ette, et mingitel tehnilistel põhjustel kogu meie eelnev laiv läks kaduma. Ja nüüd see inimene, kes seda meie laivi hakkab vaatama, kuuleb nüüd ainult seda, mis me nüüd räägime. Ehk siis sa saad jätta endast ühe mõtte, ühe asja, mis sa tahad, et inimesed jääksid nagu mäletama sellest laivist, mida nad jääksid sinu sellest teekonnast mäletama. Et mis see üks mõte või asi oleks, mida sa tahaksid jätta kõigile. Et kui sa kogu eelneva juttu peaksid nagu nii-öelda tagasi võtma, sa ei saaks ühtegi sõna öelda, ainult nüüd selle, mis sa saad praegu öelda. Et mis see sõnum oleks, mida sa tahaksid edasi anda? Ma arvan, et ma ütleks selle sõnumiga sellise toreda tsitaadi, et ära mine sinna, kus rada on, vaid mine sinna, kus rada ei ole ja sa ise tee rajaks. Wow. See on väga hea, väga hea tsitaat. Ma olen väga nõus. Ja ma arvan, et see on väga hea mõte, millega ka lõpetada. Sest kahjuks meil jookseb aeg peale. Ma hea meelega räägiksin veel tundide viisi sinuga, sest iga see vastus, mis sa andsid, tekitas mulle nii palju uusi mõtteid ja küsimusi juurde, et see oli tõesti väga äge ja inspireeriv rääkida. Nii et su 10 aasta eesmärkidest hakkab juba täide minema, et inimesi inspireerida. Ja ma olen täitsa kindel, et sellega on nõus ka meie vaatajad ja kuulajad. Nii et kindlasti subscribe'ige meie kanalile, et te saaksite näha ka meie järgnevaid laive ja meie muud infot meie kogukonna kohta. Ja kindlasti, kui Mari-Liis tekitas teile inspiratsiooni või tahate Changemakersiga liituda ja seal oma ideid ellu viia ja leida, mida te elus teha tahate, siis kindlasti võlgustab veel Mari-Liisist ühendust võtma. Ja ma arvan, et siia laivi lõppu, Mari-Liis, sa võid kinnitada, et sa ei ammusta kedagi, kes suga ühendust võtab. Ja, võtan kõiki väga toredalt vastu, et võite julgelt kirjutada. Super, aga suured tänud Mari-Liis sulle tulemast ja ilusat õhtu jätku sulle. Tšau! Aitäh! Tšau! Aitäh, et kutsusite, väga tore! Ja, tšau! Tšau!